Tere ja kaunist ettevõtluspäeva kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. Minu nimi on Martin Koroško, ma olen Tallinna Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht ja täna on minu modereerida, ma arvan, et päeva kõige vingem veebisalvestus üldse. Ja siin me räägime otse loomulikult sellisest põnevast teemast nagu tark linn ja kuidas luua tarka linna. Ja selleks, et seda teemat hästi laiapõhjaliselt käsitleda, oleme me siia koondunud sellise crème de la crème koorekihiga targa linna arendusvaldkonnast. Et meil on suurepärased ettevõtjad, kes targa linna lahendusi teevad ja samuti on meil TalTechi targa linna tippkeskuse esindajad. Kõigepealt siis minu vasakust käest hakkan tutvustama Urmas Eero, kes esindab ettevõtet IoTex, Imre Gustav Vellamaa, kes esindab ettevõtet R8 Technologies, Külle Tärnov, kes on siis targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht ja Ralf Martin Soe, targa linna tippkeskuse juht. Vastab tõene. Tore, et saite liituda. Tark linn on viimasel ajal hästi palju kõnepinda leidnud, et see on natuke muutumas selliseks buzzwordiks või käibefraasiks nagu, ma ei tea, tehisintellekt või plokiahel, et mida kõik startupid, ettevõtjad püüavad ära kasutada ja mida kõik omavalitsused ja linnad kindlasti tahavad kasutada selleks, et nutikad ja innovatiivsed olla. Et täna me püüamegi natuke rääkida targast linnast startup vaatest, ehk siis ettevõtjate vaatest ja me räägime ka kahest konkursist, et üks siis siuke mikrokonkurss, mis on ellu kutsutud Tehnopoli ja Tallinna linna koostöös, Tallinn Innovation ja kaks siis võiduettevõtet minu kõrval istuvad ja samuti siis targa linna tippkeskuse ambitsioonist teha siis suurel skaalal koostöös avaliku sektoriga targa linna arendusi. Aga ma küsin kõigepealt võib-olla sellise soendusküsimuse teie käest, et miks tark linn üldse teile oluline ja südamelähedane teema on ja millised on need aspektid, mis linna või tavalise linna teie jaoks targaks teevad. Et minu jaoks näiteks ma alati mõtlen, et linn peab olema mugav, efektiivne ja sellest täiesti piisab. Et mis teie jaoks need kriteeriumid on, mis linna targaks teevad ja mis teid selle valdkonna juures kõige enam paelub? Et Ralf Martin, äkki sa alustaks? Jah, et kindlasti nagu see lõppeesmärk peab olema see, et linn on atraktiivsem, linn on elanikele pakub paremaid teenuseid ja on lihtsalt mõnusam keskkond, kus olla. Ja kui me võtame seda nagu sellest dimensioonist, siis tihtipeale võime küsida, et kas me räägime targast linnast või me räägime üldse nagu linnast laiemas võtmes, et mis on see tarkus seal ees. Ja kui me 5 aastat tagasi hakkasime või 6 aastat tagasi hakkasime selle targa linna temaatikaga tegelema, siis targa linna defineerimine oli suhteliselt lihtne ja arusaadav, et siis oli see lõppkokkuvõttes tähendas see seda, et avalikud teenused on võimalikult hästi kättesaadavad digitaalsel kujul ja siis tulid sinna juurde igasugused robootika asjad ka, aga lõpuks oli see tehnoloogia lahenduste rakendamine linnakeskkonnas ja tehnoloogiaga siis selle linnakeskkonna paremaks tegemine ja nende probleemidega tegelemine. Aga täna, ütleme, et aastal 2020, isegi olles nagu doktoritöö sel teemal teinud, mina enam aru ei saa, mida targa linna all mõeldakse. Just sellepärast, et ta on hästi laiaks läinud, hästi suureks läinud ja kui me vaatame nagu suurte rahvusvaheliste organisatsioonide vaadet targa linnale, siis tegelikult see ei ole enam nagu see digitaalne või tehnoloogiapõhine linn, vaid see on linn, mis täidab siis erinevaid keskkonna energia eesmärke, et see fookus on väga palju muutunud ja tegelikult loomulikult nagu ütleme, et globaalselt see on meile ka oluline. Et siuke natuke isiklik tunnetus ja kuidas erinev omavalitsus seda enda jaoks tahab tõlgendada? Jah, et seal on küll, et mingi aeg oli, ütleme, et oli võimalik seda tarka linna nagu defineerida kui digitaalne linn või lihtsalt ütleme, et kui meil Eesti on nagu tõestatult näidanud, et me oleme oma riigi keskvalitsuse tasemel ära digitaliseerinud ja sellega nagu kasvanud ja meil on tekkinud tugev keskkond selle ümber, nii ettevõtteid, iduettevõtteid edasi, et kuidas nagu siis selle edasi viia nii tööstuse digitaliseerimise kui ka linnade omavalitsuste digitaliseerimise juurde. See on see, ütleme, see suur küsimus ja ambitsioon on olnud, et lõpuks seda kogukonna ja teha ka Eesti, ütleme, linnadest nagu tõesti päriselt ka need testkeskkonnad, kus neid uusi lahendusi nagu tuuakse ja testitakse digitaalse ja robootika valdkonnas, aga nagu ma ütlesin, et see terminoloogia on oluliselt laiemaks läinud, ja päris selgelt on tulnud nagu kliimaeesmärgid ja keskkonnaenergia eesmärgid sinna juurde. Väga äge.
aga Külle, mis sinu jaoks tähendab tark linn, milline selline ideaalne tark linn on, kus sina tahad elada? No minu jaoks kriteeriumid on kriteeriumid. Jah, et ma arvan, et üks oluline kriteerium on see, et ta peab nii-öelda inimeste ettevõtete jaoks olema hästi, ütleme siis kasutaja mugav ehk stiilis talvel me ei taha libedaga maha kukkuda ja punktist A punkti B tahan liikuda võimalikult kiiresti ja nii-öelda ohutult. Ja tänapäeval on need vinged tehnoloogiad, mis paljud suudavad aidata, aga need tehnoloogiad peaksid olema nii-öelda toimetamad meist nähtamatult, mitte meid nagu hakkama takistama või mõtlema, et ma pean need kõik selgeks õppima, issand, ma muidu ei saagi enam punktist A punkti B või ma ei oska seda sensorit sisse vajutada, mis mul libeduse ära võtab, eks, vaid et need toimuvad nii-öelda taustal ja inimesel on seal ikkagi lihtsam ja mugavam toimetada. Niisugune nähtamatu mugavuskiht peab olema peal. Ja. Väga äge. Imre, kuidas sina tunned ennast targa linna suhtes? On sul sellised ootused, kriteeriumid, mis sinu jaoks linna targaks teevad? Arvestades seda, et meie igapäevane töö ongi nende linnade või siis hoonete digitaliseerimine, siis me oleme sellega päris otseselt seotud ja sarnaselt eelkõnelejatega tegelikult ma näen siin samuti kahte poolt. Üks on siis inimesed, kes teavad, mida nad tahavad ja teine pool on siis tehnoloogiad, mis peaksid inimeste soovid ellu viima ja samuti nõus sellega, et need tehnoloogiad peaksidki olema nii tagaplaanil justkui need nähtamatud ninjad, kes siis toimetavad ja selle töö vaikselt ära teevad ja meil kõigil oleks tore olla. Väga kihvt. Urmas, sa saad viimasena nüüd midagi väga unikaalset vastata. No alustaks sellest, et võib-olla tark linn on ahvatlev, sellepärast, et nagu kes tahaks elada rumalas linnas. Aga tegelikult eelkõnelejad juba rääkisid ära selle kõige olulisema mõtte, et nagu tarkus ei ole see, et sul on näpid igal pool ja vilkuvad tulukesed, vaid sa ei näe lihtsalt seda kõike, mis taustal toimub. Ehk siis nagu vanasti olid niisugused suurepärased toateenindajad, et nagu mida vähem sa neid nägid, seda parem su elu oli. Nagu digitaalne tehnoloogia kui selline samasugune olema, et sa ei näe seda, aga ta võtab ära sinu niisugused tüütud kohustused ja võimaldab võib-olla niisugust vähe kiiremat ja targemat suhtlust siis nagu teistega, olgu need siis süsteemid, inimesed või linnavalitsused. Väga kihvt. Aga lähme siis nende praktiliste koostööprojektide juurde ja koos tegemiste juurde. Et esimesena ma hea meelega siis käsitleks sellist mikroprojekti, mis on Tallinna linna ellu kutsutud. Koostöös Tehnopoliga me siis otsisime selliseid keskmise suurusega, väike keskmise suurusega ettevõtteid, kes targa linna lahendusi pakuvad ja me proovisime siis sellisel mikroskaalal piloteerida linnaga läbi, et kuidas päris elus need targa linna lahendused töötada võiks ja millist kasu nad tuua võiks. Et täna oleme selle konkursiga jõudnud lõpusirgel, 5 võitjat on välja valitud, 2 võitjat istuvad siin. Et ma võib-olla küsikski sellisest nagu mikrokonkursi kontekstist laiemalt, et kuidas te tunnete selles osas ennast nüüd, et kui teil on nüüd see auhind või pilootimiseks raha sülle popsanud, saate Tallinna linnaga koostööd teha, et äkki te siis mõne sõnaga räägiksite esiteks enda ettevõttest, mida te teete igapäevaselt ja millist koostööprojekti te Tallinna linnaga nüüd ellu püüate rakendada lähima poole aasta jooksul. Alustame näiteks R8 Technologies, et mis te teete igapäevaselt ja milline on see koostööprojekt nüüd linnaga? Nagu ma juba mainisin, siis meie igapäevane töö ongi hoonete digitaliseerimine. Ehk siis me oleme arendanud välja sellise väga ägeda tarkvara just ärihoonetele, nagu on kontorid, hotellid, kaubanduskeskused ja nii edasi, mis siis tänu tehisintellektile suudab saavutada oluliselt efektiivsema energiakasutuse, parema sisekliima, kusjuures oluline ongi märkida just seda, et iseenesest energiat kokku hoida on ju väga lihtne, me võime kõik välja lülitada ja hoiame 100% kokku. Lihtsalt siis me täna ei istuks ja jookseksime laiali. Aga et iga hoone puhul prioriteet number 1 on ikkagi alati see sisekliima, et inimesed seal olla tahaksid, oleksid terved ja tunneksid ennast hästi. Ja kui sinna juurde veel lisada ka kolmas komponent, mis meie arvates on väga oluline, hoone tehniline korrashoid, siis nendest lähtudes me täna toimetame ja kuidas me seda teeme, kui täna hoone tehnosüsteemi juhivad inimesed ja paratamatult sellega kaasneb nii vigu kui ka lihtsalt võimetus teha tuhandeid arvutusi, ütleme seal minutis või paari minuti jooksul, siis meie oleme asendanud selle tehisintellektiga, me nimetame seda digitaalseks operaatoriks, kes selle töö ära teeb
ja Tallinna linnaga te katsetate siis seda teatud kaasuste puhul nüüd rakendada? Jah, Tallinna linnaga on samuti plaanis võtta üks hoone ette, panna meie süsteem sinna tööle ja siis on kohe näha, kui hästi see süsteem siis töötab. Aga milline see teie hüpotees on, kui palju te suudate siis efektiivsust nüüd suurendada või kulusid vähendada, et mida te saavutada tahate selle projektiga? Nagu ma ütlesin, et komponente on päris mitu. Kõige olulisem on sisekliima, hakkame sellest pihta, et täna, mis me parimad tulemused oleme saavutanud, kusjuures ma veel rõhutan seda, et kõik hooned, kus me toimetame, on tegelikult hästi kaasaegsed, hästi automatiseeritud, aga sisekliima puhul me oleme ikkagi suutnud saavutada paranemist, ütleme 60% tasemelt üle 90% taseme, mis siis tähendab seda, et kui enne meid selles hoones oli saavutatud soovitud sisekliima 60% hoone kasutusajast, siis tänu meile tõusis see 90% peale. Kui energiaefektiivsusest rääkida, ametlikult me reklaamime välja, et me suudame samal ajal säästa kuni 20%, sest kõik, mis üle selle, tundub mulle endale ka natuke uskumatu ja ma isegi ei lubanud meie inimestel panna suuremaid numbrid kuskil kirja. Tegelikult me oleme saavutanud ka 30% energiasääste, aga meie keskmine on selline 15%. See on jube vägev, te olete üks esimene startup ettevõtteid, kes on natukene pigem tagasihoidlik, mitte nagu üle forsseeriv. Väga äge värk. Aga millega IoTex tegeleb ja milline on see koostööprojekt teil Tallinna linnaga? IoTex üldisemalt tegeleb siis nende niinimetatud tarkade lahenduste ehk siis erinevate IoT seadmete ja platvormide loomisega. Ja see koostööprojekt on Digital Spaces, mis on siis põhimõtteliselt sild niisuguse füüsilise maailma ja digitaalse maailma juures. Et kui tuua nagu näitena niisugune katkine kiik kuskil mänguväljakul, siis paadihti ta vist jääbki selliseks katkiseks kiigeks sinna, sellepärast et ükski inimene ei tea, et kellele nüüd täpselt helistada või oma see mure ära kurta. Et me siis väga lihtsalt tagidega plaanime selle probleemi ära lahendada, ehk siis inimene saab seal samas koha peal selle info endale äpi sisse, saab raporteerida, seda saab muidugi pildi ka juurde panna, et nagu üks pilt pidavat olema rohkem kui 1000 sõna. Ja siis see info jõuab õige inimeseni, kes siis saab saata töömehed seal toimetama ja saab ka tegelikult jälgida, et nagu mis seal tehti, millal tehti ja palju see nagu ajapikku maksma on läinud. Aga see kiik ei ole nagu meie eesmärk. Eesmärk on tegelikult kõik hooned, mitte ainult nagu linna ja avalikud hooned, ka nagu tehased, kontorid, kodud, siia sama süsteemi külge tuua. Ja kuidas me seda teeme, ongi siis samased tagid, mida sa skännid oma telefoniga, mis ei ole ausalt öeldes väga uus mõte iseenesest. Ja siis ülejäänud süsteemidega koos nagu rääkima panna, ehk siis nagu me ei kavatse ise hakata varasi haldama, sest paratamatult mõnes suures firmas või linnas on omad süsteemid olemas, aga me lihtsalt paneme kokku erinevad süsteemid, inimesed ja füüsilised objektid. Eesmärk ongi see, et me teeksime nagu varahalduse palju lihtsamaks, hooldamise ja hooldusgraafikud lihtsamaks. Ja hoone sisekliima on hästi oluline. Süsteemid on ka väga olulised, aga juhuks, kui sul on probleem selles samas toas, siis nagu läbi meie süsteemi saaks väga lihtsalt R8 teada anda, et see AI tegi mingi jamsi meile. Ja see jõuab õige inimeseni, mis tähendab seda, et see probleem lahendatakse võimalikult kiirelt, et ta ei jää sinna päevadeks või nädalateks rippuma. Okei. Et te olete nüüd selle konkursi omal näol läbi teinud, et kuidas teil tunne on, et kas sellistest ma ei tea, innovatsioonikonkursitest on teile kasu või on need teile vajalikud? Et mida te sellest kõige rohkem saate, et kas te saategi, ma ei tea, otse suhtluslingi omavalitsusega ja te saate päris elus neid lahendusi proovida? Kas te saate väga tugeva referentsi, millega, ma ei tea, enda äri üles skaleerida või teete seda hoopis mingi 3. või 4. põhjuse pärast? Mis teile kõige olulisem on nende konkursite puhul? Äkki sa alustad? Kõik. Ja tegelikult veel ka lisaboonus on see, et kui sa osaled ja tood nagu avalikkuse ette oma nagu toote, siis see on ju kõige parem võimalus veendumaks, et sa teed õiget asja. Sest et nii kaua, kui sa testid seda sõprade juures, olgu nad su äripartnerid või mõned muud inimesed, kes nagu nii või naapidi on positiivselt nagu meelestatud, siis kui sa tood ikkagi linnakodaniku kätte oma uue teenuse ja see hästi ei toimi, siis sa saad varsti sellest kuskil lugeda. Ma arvan, et see avaldab niisugust positiivset survet, ka sotsiaalset survet. Okei. Et panete proovile ennast kohe niimoodi meelega? Pole mõtet ju olümpiaks treenida, kui sa kunagi osaleda ei kavatse. Väga hea, muidugi. Kuidas R8 Technologies tunneb nende konkursite osas, et te olete ju tegelikult päris nagu laia kasutajaskonnaga rakendus ja
ja kas sellised konkursid on lihtsalt selline ukseavaja omavalitsustega koostööks või veel mingid põhjused? Noh, pigem on ta, ütleme, ukseavaja ikkagi laiemapinnalise koostöö jaoks, mitte ainult omavalitsustega, vaid ka siis, kui vaadata ka välisriike, võib-olla ka välislinnasid. Noh, täna me näiteks siin ka toimetame või hakkame toimetama koostöös Amsterdamiga. Et kui sa saad öelda, et sa oled siin Tallinnas nii-öelda heas nimekirjas, siis kindlasti avanevad päris mitmed uksed ka mujal linnades. Et ta on pigem suuremalt selline imitsi projekt meie jaoks. Okei. Ma küsin siis otse niimoodi, et te olete mõlemad väga eraturu kesksed olnud seniajani. Et kas koostöö omavalitsusega targa linna ambitsiooni suunal on lihtne või keeruline või tülikas? Et kuidas tunnete selles osas ennast? Siiamaani kogemus puudub, ei ole veel koostööd teinud. Aga ma usun, et see koostöö kogemus saab kindlasti olema positiivne, sest kui kõik osapooled on huvitatud sellest koostööst, siis miks ta peaks teisiti minema ja kui see lahendus on ka, ütleme, juba läbi proovitud, ta on kindel hea asi, et siin ei ole ka sellist väga suurt ebaõnnestumise ruumi. Kindlasti alati saab ebaõnnestuda, eks ju, aga kui sa oled piisavalt oma asjad läbi mõelnud ja testinud, siis see risk vast ei ole nii suur. Kuidas sina, Urmas, tunned, et tavaliselt eriti startup ettevõtted, et kellel on väga kõva tehnoloogiline kompetents ja neil on parasjagu ka investorid seal ettevõttes sees, et siis alati, mida investor ütleb, et ära nagu jumala eest omavalitsuse juurde mine või ära kooli hakka innoveerima. Et see tähendab seda, et see rahavoog jääb sul nagu täiesti nagu pausile ja sa tegeled nagu pool aastat piloteerimisega ja siis mine tea, mis saab. Et kuidas sinu selline äriline vaade sellele koostööle omavalitsusega on? No kui Tallinna Innovationit me lugesime nädalates, siis meil mõne korporatsiooniga on paar aastat juba suhe olnud ja pole nagu diili tulnud, et ütleks, et väga piinarikas ei tundu olevat. Okei. Ja omavalitsus kliendina, see on teile ka esmakordne selline kaasarendus siis omavalitsusega, jah? Otse küll, jah. Okei. Aga mida te laiemalt saavutada läbi selle tahate, et kas te päriselt näetegi, et teie äri võiks siis nagu maanduda omavalitsuste juures ja kanda seda targa linna ambitsiooni või te tegelikult teete ikkagi paralleelselt nii eraturgu kui omavalitsusi? Meie puhul on paralleelselt nagu nii eraturg kui tegelikult omavalitsusest, nagu mida rohkem inimesi kasutab meie süsteemi, seda rohkem võimalusi meie süsteemi kasutamiseks tekib. Ehk siis ma arvan, et igalt poolt tuleks koostööd teha ja võivad isegi linna poolest mitte nii palju nagu ärilistel eesmärkidel, kuivõrd just ongi, et aidata nagu inimestel nagu enda jaoks rohkem lahti mõtestada, mis asi see tark linn on, et nagu tark linn, tark kodu, tark töökoht, et inimesed hakkaksid lihtsalt täiesti teises võtmes mõtlema ja võib-olla järgmine äge startup tulebki nagu sellest mõttest. Kuidas R8 Technologies on, võtate nüüd suuna linnade innoveerimisele või teenindate endiselt erakliente ka? No eks kõik kliendid on olulised, aga ma usun, et jätkuvalt ikkagi erasektor jääb meie prioriteediks, et kui aus olla, kui kas siin Eestit vaadata, siis Eestis ei ole kokku ka nii palju hooneid, et meie ambitsioone rahuldada, eks ju. Maailmas on. Maailmas peab vaatama, äkki seal ka ei ole. Et äriplaan kokku jookseks. Veel kaugemale vaatama, jah. Okei, aga väga kihvt, aga räägime nüüd natukene ka TalTechi targa linna tippkeskusest, et Ralf Martin, ma annaks kohe sissejuhatava sõna sulle, et mis asi see targa linna tippkeskus on. Et see tippkeskus on juba niivõrd äge nimi, et see tuleb nagu väga vinget värki välja. Et üritan nagu sujuvalt üle minna, et me oleme lõpuks oleme teadusarenduslik iduettevõtmine või startup teadusarenduse valdkonnas ehk et täiesti idee tasandil nullist sündinud eelmise aasta lõpus, samal ajal kui Hiinast hakkas koroona levima, lõime me siis selle tippkeskuse koos 4 partneriga ja 2 rahastajaga, aga ütleme, et miks ta on nagu sarnane, on see, et me oleme saanud selle esimese käivitusressursi Eesti valitsuselt ja Haridus-Teadusministeeriumilt ja Euroopa Komisjonilt ja suhteliselt nagu pika hoovaga ehk et 7 aastaks, kuna ütleme teadusarendusliku nagu idude puhul nagu see käivitustsükkel on pikem ja see tõestustsükkel on ka pikem, aga teisest küljest meid peamiselt hinnatakse selle järgi, et kuidas me kasvame ja kuidas me reaalselt nagu siis uut väärtust loome sellele samale tippkeskusele ehk et me oleme siis Aalto ülikooli
Tallinna Tehnikaülikooli, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ja Helsingi linna innovatsiooniettevõtte poolt loodud ühine siis asutus, mis on loodud siis Tehnikaülikooli sisse, kuigi nende kõigi 4 partneri ja lisaks veel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt juhitud. Et ütleme, ülikooli sees me oleme ka natuke teistsugune mudel, et olles nagu ülikooli struktuuris, me tegelikult nagu ütleme, oleme asutatud 5 partneri poolt ja oleme juhitud ka 5 partneri poolt nii Eestis kui Soomes nagu. Ja mudelina oleme teistsugune kui teised instituudid ehk aga noh, tõesti, et selles mõttes küll, et me oleme saanud nagu väga konkurentsipõhise stardigrandi selleks, et siis tõepoolest nagu noh, tulles selle alguse jutu peale tagasi, et oleme siis välja töötanud nagu plaani, kuidas seda siis ütleme, seda fenomeni, et kuidas Eesti riik on suutnud nagu oma avalikke teenuseid digitaliseerida ja siis muuta nagu selle riigiametid nagu mõnes mõttes nagu testkeskkonnaks nagu selleks, et uut väärtust luua kuni selleni välja, et meil on kratiseadused ja robootika ja meil on, ütleme, lubatud isejuhtivad bussid ühistranspordis ja nii edasi, et on pigem nagu pidev arusaam on sellele, et Eesti peab olema nagu see avatud keskkond avaliku sektori innovatsioonile. Aga siis noh, tihtipeale oli küsimus selles, et kui hästi see jõuab siis nagu sellele kohalikule tasandile ja noh, ütleme, meie nagu suurem plaan ongi see, et tuua teadusarenduslik nagu ekstsellentsus ja kõige ühest küljest kõige hullemad, aga teisest küljest ka kõige, ütleme, suurema tulevikupotentsiaaliga ideed ja reaalselt nagu siis laborist linnatänavatele testimisele ja siinjuures me ütleme, oleme Eestis, meie põhiline testkeskkond on Eestis, aga me ehitame seda üles ikkagi nagu üle-euroopalist ja rahvusvahelist nagu tippkeskust, et loome nagu aktiivselt sildasi teiste teadusarendus nagu võtmetegijatega, teiste linnadega on aktiivne partnerlus, et ühel hetkel ka siis ütleme neid Eesti lahendusi viia väljapoole nendest noh, ütleme väljapoole Eesti linnadest on see lühikokkuvõte. Okei, kui lõpunevalt, see 7 aastat on tegelikult väga pikk aeg. Et kas teil on sellised mingid väga konkreetselt defineeritud KPI-d või mõõdikud, mida te püüate ka täita või need pigem paljuski, kui te teete seda R&D-d, et need sõltuvad väga paljuski, ma ei tea, seadusandlusest, mida võib-olla on raske muuta, veel mingitest kolmandatest põhjustest, et millised need peamised KPI-d on, kuhu te jõuda tahate ja mis teie jaoks on kõige olulisem? Et noh, esimene eesmärk on see, et me peame looma põhivaldkondades, mis on siis energia, transport, ehitusarhitektuur, valitsemine, andmed, selle teadmuse ja selle tugevuse, mis on minimaalselt Aalto ülikoolis. See on esimene asi nagu, et kui me vaatame neid meie põhivaldkondasi, vaatame Tehnikaülikooli enda nagu rahvusvahelist positsioneerimist. Ma ütlesin seda, et meil õpe oleks kehvem, kindlasti ei ole. Ma ütlen seda, et meil teadus tehakse halvemini, mitte seda, aga me ütleme seda, et kui me vaatame rahvusvahelisi nagu rankinguid, siis on selge, et Aalto ülikool kõikides nendes meie põhivaldkondades, peaaegu kõikides meie põhivaldkondades on seal maailmas 50-100 sees. Ja Tehnikaülikoolis me ei ole nagu isegi ligi lähedal, et me kas me oleme seal 600 mõne asja puhul või 1000 nagu aga ütleme, et meie mõte on siis see, et me teadusarenduslikult ja just ütleme teadustiimide osas esmase suure investeeringu teemegi sellesse, et Aalto ülikooli professorid töötavad välja need esimesed nagu teadustiimid, mis siis tippkeskus võtab üle. Ehk et me ei kasva, me teeme küll Tehnikaülikooli teadlastega koostööd, aga see põhiline esmakäivitus tuleb Aalto ülikooli poolt. Ja see ongi see mõte, et kuidas luua seda siis uut maailma tasemel nagu tippteadust nagu siia, et me ei tegeleks nagu 80-ndate, 90-ndate mudelitega, aga me tõesti tooksime selle kõige uuema nagu teadmise nagu siia. Et ja selleks ütleme, meil on kaasatud Aalto ülikool. Teine asi on see, et me on strateegiliselt otsustanud, et me
ja no ütleme, et seal on meil väga palju KPI-si ka, et kuni selleni välja. Jutt ongi nagu peamistest suurtest. Ja et me võrdleme, et me lõpuks tahame jõuda nagu sinnamaani, et me oleme ära defineerinud teised targa linna tippkeskused, ütleme nii Londonis kui ka Ameerikas, kas MIT või UCL juures, kuhu me pikaajalise strateegiaga tahaksime jõuda. Ehk et me tahaksime nagu ütleme ja me võrdleme ka ennast nagu süstemaatiliselt teadustegevuse osas, aga arendustegevuse osas nagu kõige suurem nagu ütleme muudatus on see, et me käivitame nagu käivitame oma tegevusi avatud innovatsiooni meetodil ehk et me võimalikult palju kaasame linnasi ja võimalikult palju kaasame linnaelanikke sellesse, et kuidas me siis teaduspõhiselt nagu neid piloote ellu viime ja meie ütleme olulised nagu nagu need KPI-d on ka need, et me tõepoolest nagu siis vähemalt 10 suurt Eesti linnade tegelikest probleemidest tõukuvat ja teadmistepõhist siis pilooti 8 aasta jooksul läbi viiksime ja lõpuks ka vaadates nagu seda, et nad oleks võimalikult nagu tugevad teaduspotentsiaali osas, innovatsioonipotentsiaali osas, aga mis kõige olulisem oleks see, et nendel oleks selge kasvupotentsiaal. Väga äge. Aga kõik inimesed, kes on vähegi meediat jälginud, on kindlasti kuulnud sellest, et Targa linna tippkeskus on meeletult hästi finantseeritud. Ja meil on, ütleme, see on vastab tõele ja mis, see on tõesti Eesti teadusarenduse mõttes kõige suurem grant konkurentsipõhine, mis me oleme saanud Eesti ülikoolidelt kõige suurem, aga see on olnud puhtalt ütleme, suuresti on see olnud teadustegevuse eksport, et me oleme saanud nagu Euroopa Komisjonilt grandi, ütleme siis Euroopa Komisjonilt konkurentsipõhise grandi, kus on esialgne tõenäosus olnud alla 5% ja siis me oleme erinevate voorude kaudu oleme tõestanud ja oleme siis selle ressursi saanud. Aga mis on siin oluline öelda see, et me oleme strateegiliselt otsustanud, et me vähemalt kui me esimene see suurem nagu see käivitusgrant on 32 miljonit eurot 7-8 aasta peale, siis me oleme otsustanud seda, et me sellest ligikaudu poole investeerime sellesse, et me siis viime selle teadustegevuse päriselt Eesti linnadesse ja toome need uued lahendused turule. Et keegi isegi ei ole meil käskinud seda teha, aga see on meie strateegiline otsus, et kuidas me seda teeme. Ma arvan, et see on super hea otsus, et kui me nüüd võtame poole, et see on kuskil selline 15 miljonit eurot ja ma olen kuulnud, et te tahate siis leida umbes 10 projekti, mida te tahate siis ellu viia koostöös Eesti omavalitsusega või omavalitsustega ja see sisuliselt tähendab, et ühe sellise arendusprojekti maht on kuskil 1,5 miljonit eurot. Et küll, mida te siis tegelikult selle raames tegema hakkate ja keda te ootate sinna osalema? Mida me teha tahame või mida selle raha eest võiks siis teha, on see, et me oleme koos 29 Eesti linna ja vallaga uurinud, mis on nende reaalsed vajadused, mida siis potentsiaalselt saaks selliselt nutikalt lahendada ja kus on ka selline paras pähkel, ehk siis on sinna vaja ka teadlasi kaasata, et päriselt siis välja mõelda, kuidas seda teha, et see ei ole nii lihtne. Ja koos linnadega me oleme siis selle aasta konkursiks välja valinud 10 prioriteetset väljakutset, mis siis Eesti linnadele ja valdadele on. Enamasti on kuskil 10 või rohkem linna, kellel on nii-öelda sarnane vajadus. Ja nüüd me oleme siis tänasest nii-öelda välja hõiganud selle ideekonkursi, mille info ka vaikselt taustal on, et siis erinevad osapooled saavad siis oma ideedega tulla ja neid asju pakkuda. Et need osapooled siis on eelkõige võib-olla alustateks teadlastest, siis Tallinna Tehnikaülikooli Aalto teadlased, kes oma teadmised saavad siis panna siin mängu ja mõelda siis, kuidas neid lahendusi välja töötada. Siis kindlasti peaks siis igas projektis olema kaasas vähemalt 2 linna või valda, millest üks peab olema Eestist, aga teine võib näiteks olla seesama Amsterdam. Ja kolmandaks siis otsime ikkagi neid ideid esitama ka selliseid tõesti nutikaid inimesi, kellel on tõesti vinge ja suur idee, mida koos linnade ja teadlastega ellu viia ja kes oleks valmis siis meie tippkeskuse meeskonnaga ühinema ja neid projekte päriselt ellu viima ja mille tulemusena ehk sünnivad ka mõned vinged uued startupid ühel ilusal päeval. Sa mainisid, et omavalitsustel te olete kaardistanud kuskil selline top 10 väljakutset.
et kas te natuke saate avada, et mis need väljakutsed siis tegelikult on või mida need teadlased, erasektor, omavalitsused peaksid nüüd häkkima või parendama hakkama koos? No neid on, ütleme nendest kõigest 5 valdkonnast ehk on siis, ma ei tea, transpordiga seotud, energiaga seotud, valitsemisega seotud, täpsemalt saab jällegi sealt toredalt kodulehelt meil lugeda, aga kui mõnda välja tuua, siis üks teema näiteks transpordiga seotud on see, et olgu siis tegemist Tallinnaga või väiksemate omavalitsustega, on siiski meil see, et ütleme siis ühiskondlik transport ei võimalda meil mugavalt ühe rongi pealt bussi peale istuda ja siis võib-olla ratas võtta ja siis liikuda mingi tõukerattaga edasi ehk et jõuda mugavalt punktist A punkti B, eriti kui on tegemist olgu siis valdade ulatuses või mõnikord ka maakonna üleste liinidega. Ehk ühtepidi meil ühiskondlikku transporti on nagu palju, aga samas see üleminek ei ole sujuv ja inimestel ei ole ühel juhul ei ole piisavalt ja teisel juhul nii-öelda transpordifirmale seal ei ole piisavalt inimesi. Ehk märksõna natuke seal on see nõudepõhine transport näiteks, aga see ei ole sugugi nii lihtne, sest ongi neid erinevaid liikumisviise on palju, mõnel on teed, mõnel ei ole, seal on ka seaduslikud nüansid ja kõik need erinevad aspektid, et kuidas seda kõike silmas pidada ja juhtida ja jällegi inimesele mugavalt teha. Ja see eeltöö on teil siis kaardistustöö on tänaseks ära tehtud? Jah, kaardistustöö on. Ja nüüd on konkurss ka avatud? Just. Aga kes võiks olla need ideaalsed kooslused, ütleme, kui näiteks IoTex või R8 Technologies on nüüd, kuulsid seda, et 1,5 miljonit, et kõlab päris ambitsioonikalt. Et kuidas see siis päriselus käib, et milline see protsess või protseduur on, et kui nad nüüd tahavad neid probleeme lahendama hakata, neil on isegi selline toote alge või väga hea idee, kuidas seda lahendada, et mis sammud siis sellele järgnevad? No nagu korraks öeldud, et 2 olulist komponenti on, üks on jah, et samad linnad ja vallad peaksid olema seal selles pundis nii-öelda ja teiseks siis Tehnikaülikooli või Aalto teadlased. Info nende kohta on iseenesest ka meil kodulehel, aga loomulikult anname ka hää meelega lisakontakte, et nendega ühendust võtta. Ehk see seltskond peakski kooslema siis nendest erinevatest osapooltest ja linnadel on teadmine nende vajaduste ja selle, mis oleks rakendatav kohta. Teadlased saavad ilmselt sinna anda juurde konkreetseid niisuguseid keerulisemaid lahendusi või kindlasti on seal keerulisi osasid, et see nagu tervikuna toimiks, sest tavaliselt need ei ole sellised triviaalsed probleemid ja ettevõtja saab sinna juurde panna nüüd selle oma konkreetsema lahenduse, mis mingi aspekti sellest asjast nii-öelda saab ära lahendada. Seal on teemadel ring ja siis, kui see seltskond on nüüd kõik koos, et siis mis edasi saab? Siis on põhimõtteliselt nii, et 6. novembriks hiljemalt ehk vist 6. novembril hiljemalt on võimalik siis meie kodulehel täita see esimene avaldus nii-öelda, kuhu siis kirjutada, mis see idee on ja miks ta innovaatiline on ja mis need teadlased seal teevad ja mis see linn sellest võidab. Ja seejärel me siis hakkame neid ideid üle vaatama, selekteerima, tuvastama, et kas nad on ikkagi teostatavad selles ajaraamis ja tehnoloogiliselt teostatavad ja linnaruumis teostatavad ja kui palju seal seda ambitsiooni ja seda sama skaleeritavust on, et ikkagi ta ei jää siia näiteks ainult Tallinna või ainult Elva, vaid tegelikult me võime seda saab ka teha Amsterdamis ja kaugetes toredates kohtades, eks. Ja siis detsembri alguses on meil ka siis rahvusvaheline žürii, 9-liikmeline, kes siis meil ette antud kriteeriumite alusel hindab vaatab need taotlused üle või need ettepanekud ja siis nad peavad nagu ikka tänapäeval kombeks konsensuslikult jõudma otsusele, et milliseid neid ideid millesse nad usuvad piisavalt, et neid siis pakkuda rahastamiseks. Aga kuidas selline, ma ei tea, solution ja customer fit nagu tekib, et kui me võtame, et koostööpartnerid on erasektor, teadlased ja omavalitsused, et ma kujutan ette, et kui mõni ettevõte nüüd läheb küsib omavalitsuse käest, et mida me teil siin innoveerida võiks, ta ütleb, et teate, teeme bussiliikluse roheliseks. Ja kõlab nagu hea idee. 1,5 miljonit, võib-olla isegi teeme ära, ostame need vinged bussid. Et kas see on tegelikult see, kuhu me nagu jõuda tahame või tegelikult teil on niisugune laiem, ma ei tea, strateegiline nägemus, et võtta Eesti omavalitsused peaksid konkurentsivõimeliseks ja targaks muutuma nendes valdkondades, siis me oleme nagu muust maailmast ees. Hästi oluline punkt on see, et ja selline programm, olles ise nagu väga paljude nagu teiste sarnaste programmi käivitajatega rääkinud üle maailma, on täiesti esmaesitluses ja esmakordne unikaalne, aga ütleme, see suurem pilt on see, et meil
kohalikud omavalitsused ei ole piisavalt nagu teadmispõhised, see on esimene suur asi, et kuidas tuua seda tippteadust ja lahendusi nagu kiiremini linnadesse, et need mis iganes ligi nullenergiamajade lahendused või robotsõidukid või kõik iganes nagu lahendused, mis tulevad nagu, mis on teadmuspõhised, et kuidas nad võimalikult kiiresti jõuaks nagu kohalikesse omavalitsustesse. Ja teine asi on see, et kuidas tegeleda siis süstemaatiliselt linnade päris eluliste praeguste väljakutsetega, aga seda mitte tänasel päeval, vaid ütleme mingi 5-10 aasta perspektiivis. Ja miks on see oluline, ongi see, et kui me räägime nagu nendest bussidest või nende käekasutavast lahendustest, et mis on, ütleme, linnavalitsuse hoone tänane probleem või linnatranspordi tänane probleem, et siis me ütleme seda, et selleks, et tulla nagu tipptasemel teadusega sisse, et me ei suuda nagu siin kohe minna seda ühe hoone asja lahendama, sest selleks on nagu erasektor olemas, on ju. Aga kui me räägime sellest, et mis on selle hoone pikaajaline probleem 5-10 aasta jooksul või mis on selle transpordikorralduse pikaajaline probleem 50 aasta jooksul ja kuidas me saaksime nagu teaduspõhiselt nagu seda muuta, et see on see koht, kuhu me tuleme nagu sekkume ja meie asi on see, et lõpuks eks me teeme ka suhteliselt riskantseid investeeringuid ja kindlasti nagu me teeme alguses ka investeeringuid, mis ei ole käekatsutavalt linnadele ära tasuvad. Ehk et kui me räägime kas või nendest robotsõidukitest, mille osas nagu ülikool on olnud päris tugev isejuhtivas bussides näiteks, et siis täna need isejuhtivad bussid mitte ühtegi ühistranspordi probleemi ei lahenda linnas, see on selge, on ju, et nad on oluliselt kallimad, on oluliselt aeglasemalt ja nad on väga palju nagu vähem töökindlamad, kui võtta üks buss juhiga, väike buss, on ju, et lihtsalt ta ei lahenda nagu neid probleeme, aga kas ta pikaajalises perspektiivis lahendab neid probleeme, kas ta pikaajalises perspektiivis loob lisandväärtust teadus-arendustegevusele ja sellega seotud ettevõtetele, pigem jah. Et pigem on see valdkond kiiresti käima läinud ja pigem on ta nagu tõesti, ütleme, andnud võimaluse nagu ja samamoodi ütleme nende ligi nullenergiamajadega, et täna ütleme, et kui see linnaku enda nagu see näidismaja maksis üle 3,5 miljoni euro vähemalt on ju, et kas me suudame seda renoveerida ühte vana paneelmaja odavamalt, kindlasti suudame, et see ei ole nagu see lõpuks nagu see tulu-kulu küsimus täna on ju, et vaid lõpuks on see, et kas seal on mingisugune perspektiiv, mingi potentsiaal lahendada. Ja üks asi, mis ma tahan veel öelda, on see, et me oleme selle idee konkursiga üpris nagu algusfaasis, et täna, mis me teeme, on see, et me oleme saanud Eesti Haridus-Teadusministeeriumilt ja siin on see rõhk sõna nagu Teadusministeerium esmase nagu grandi selleks, et tõesti siis nagu tuua teaduslinnadesse, et see on see esimene asi nagu, ja ütleme, et me täna oleme öelnud seda, et me jaga seda lihtsalt teadlaste laiali ja me ütleme seda, et me tahame, et need tuleksid päriselt kõige paremad ideed, mida teadlased nagu hakkavad lahendama, on, ja teine asi on see, et kuidas me ettevõtteid kaasame, siin on, ütleme, 3 mudelit, on, et üks on see, et ühel hetkel, kui me need piloodid käivitame, siis suur osa meie ressursist on nagu niigi mõeldud selleks, et me siis lõpuks kaasame ettevõtteid nagu nendesse pilootidesse otseselt nagu partneritena läbi hankemenetluse, et kas siis innovatsiooni hankemenetluse või tavahankemenetluse, et kui me käivitame ligi nullenergiamaja piloodi näiteks, mida me ei käivita, sest see on juba tehtud, aga lihtsalt näitena või isejuhtiva bussipiloodi, et siis me peame lõpuks ju nagu selle arenduse sisse ostma ja seda me teemegi koos ettevõtetega, on ju, et kas see on siis tavamenetlus hanke korras või see on innovatsioonihange, kus me ütleme seda, et ettevõte tuleb ja saab oma toodet arendada ka, et vaatame, et mõlemad variandid on meie pealt nagu mõttes, on ju. Ja samuti, millest me oleme ka huvitatud, on see, et me saaksime teha ühiseid investeeringuid koos ettevõtetega. Ehk, et kui me lepime kokku näiteks, et on mingi suurem nagu skoop, siis me oleme valmis nagu neid nii-öelda nagu public-private partnership investeeringuga tegema, et loome nagu ühise piloodi, kus me toome ettevõtted juurde ja siis lõpuks meie tegeleme teadusega, arendame toote välja, ettevõtted lõpuks võtavad ja viivad selle turule, on, et me sellest mudelist oleme ka huvitatud. Nagu, et... Ma saan aru, et teil on ikkagi päris palju ressurssi, et igasuguseid selliseid katseid läbi viia ja siis teha tarku otsuseid selle baasil. Aga Ralf, Martin, ma küsin hästi kiiresti, et sa oled võib-olla kõige pädevam targalinna mees siinpool
lahte. et ma tahaks nagu ennekõike teada võib-olla sellist nagu generaalvisiooni või? Et noh, kui me räägime, et Eesti on selline maru piiratud ressurssidega riigikene, on ju, vähe inimesi ja maast madalast on meile kõigile räägitud, et me peame väga kõrge lisandväärtusega tööd tegema. Et autosid toota pole mõtet, küpsiseid ammugi mitte, et eks, et me peame väga nagu spetsiifiliste kõrge lisandväärtusega asja tegema ja see ongi meie nagu rahvuslik strateegia. Et kas targas linnas on ka meil selline rahvuslik strateegia, et vot, et Eestis saab koht, kus on, ma ei tea, juurutatud kõik iseliikuvate sõidukite seadusandlus, see on kõik nagu väga läbi proovitud ja nüüd on võimalik seda skaleerida. Et kas on, ma ei tea, 1 või 2 asja sellist, et kuhu me tegelikult püüdleme, vahet pole, kas läbi selle tippkeskuse projekti, selle ideekonkurssi, aga et nad kõik võiks nagu kanda sellist suurt ja ühte laia eesmärki. Jah, et noh, see suurem ja laiem eesmärk on see, et kui me vaatame, kui hästi on see e-Estonia bränd tööle läinud ja lõpuks me võime öelda seda, et erinevad ettevõtted, ka siin olevad ettevõtted, et kõik on võitud nagu sellest, et Eestit tuntakse rahvusvahelise digiriigina ja lõpuks nagu 10 aastat tagasi nagu programmeerija palgatase Eestis ja Poolas oli suhteliselt sama Eestis ja isegi 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi oli sama kui Eestis ja Ukrainas on ju. Tänaseks see vahe on väga-väga palju muutunud ja eelkõige sellepärast, et Eestit teatakse kui tugeva nagu digitaalse innovatsiooni riigina ja lõpuks nagu sellest brändist ja sellest, et see avalike teenuste innovatsioon on Eestis nagu eelis arendatud ja eesrinnas on kogu see nii-öelda keskkonda võitnud ja sealhulgas ka ettevõtted ja täna on, ütleme, ettevõtetel oluliselt lihtsam ka väljapoole müüa, sest kõik võidavad nagu sellest, et Eestit teatakse kui digiriiki ja seda 10 aastat tagasi nii palju ei teatud ja 15-20 aastat tagasi no absoluutselt ei teatud, on ju, et see on väga palju muutnud ja see on väga palju nagu kaasa aidanud, on ju. Meie tahame seda, et noh, ühest küljest me muidugi selle tippkeskuse ise teeme ka teadus-arenduseksporti ja me oleme juba ülikooli, ütleme, laiemalt, mitte ainult selle üksusena, vaid targa tegevustena vähemalt nagu kaasa aidanud nagu lisaks sellel 32 miljoni eurole 1 miljoni euro nagu kaasamisel ka konkurentsipõhistest nagu grantidest, mida otseselt pole Eestile suunatud, aga me oleme lihtsalt selle ülikooli toonud ja lõpuks nagu selle pealt nagu tekib ka lisaväärtus on ja me tahame seda tegevust arendada ja see on meie nagu sisemine eesmärk, aga laiem eesmärk on ikkagi see, et kui me suudaks nagu tõesti noh, mitte isegi öeldes nagu seda, et need peavad olema robotsõidukid või tehisintellekt või plokiahel, sest noh, kui me selle välja ütleme, siis on selge see, et jah, et 7-8 aasta pärast Euroopa Komisjonis sellest räägitakse, aga muus osas ta on nagu eilne tehnoloogia on, et mitte öelda välja, et see peab olema see tehnoloogia, aga pigem on see, et tõepoolest nagu arusaadavalt Eesti linnad ja linnakeskkonnad muutuksid ka nagu atraktiivseks nagu rahvusvaheliselt, sellepärast et nad on väga avatud uutele lahendustele ja millele me ise aitame kaasa nii palju kui suudame, aga suuremas pildis nagu kui see meil õnnestub nagu ja kui Eestist ütleme saab lisaks sellele, et räägitakse, et keskvalitsus on hästi digitaliseerunud, hakatakse rääkima ka sellest, et targad linnad on Eestis need kohad, mis on kõige paremini arenenud ja see nutikus on linnadesse tekkinud. Täna tegelikult sellest ei räägita, et kui me vaatame targa linna erinevaid indekseid, et Helsingist räägitakse palju, Barcelonast räägitakse palju, Singapurist räägitakse palju, Eesti linnad ei ole seal on, et noh, mis iganes, kas me tahame seal olla või taha, seal on see küsimus ja kas indeksid on olulised või mitte, aga me tahame seda, et meie linnasi päriselt teataks selle järgi, et siin toimuvad ägedad asjad ja see meelitaks huvi ja see aitaks tegelikult lõpuks nii teadlastel nagu ütleme väljapoole Eestit minna, aga veel rohkem aitaks nagu ettevõtetel väljapoolt Eestis minna, sest noh, siis on juba see, et kui R8 teeb Tallinnaga koostööprojekti, siis juba Amsterdam vaatab, et ohoh, et nad tulevad Tallinnast, et järelikult nagu noh, nad on nagu kõige keerulisema nagu töö ära teinud juba, et tekiks nagu see dimensioon, mis meil on e-riigis tekkinud. Ma korra lõppu veel kiire küsimusena, kuna meil hakkab aeg täiesti täis tiksuma, meil on paar minutit ainult jäänud muideks. Päris kiire. Et ma tahtsin küsida korra, et kes tegelikult üldsegi peaks sellist targa linna ideed vedama, et nüüd me oleme rääkinud nagu tippkeskuse sellisest ambitsioonist, et seda kõike teha. Noh, riik on sellele sisuliselt alla kirjutanud, sinna ka raha pannud. Et kuidas teie tunnete erasektoris, et kas noh,
tavaline sihuke drive, et erasektor nagu avab turge ja mudib neid suundasid et kas see nagu ära ei lämbu, kui tehakse nagu väga palju sellist nagu teadust ja rahastatakse seda nagu hästi tugevalt ja tekib selline nagu väga tugev konkurents teile näiteks isegi. Et kuidas te tunnete, et kes võiks nagu vedada seda targa linna innovatsiooni päriselus eest, et kas on, ma ei tea, ülikool, targa linna tippkeskus, ministeeriumid või ikkagi erasektoril on ka mingi rolli osas? Ma arvan, et tegelikult kõik peaksid sinna panustama, sest et igalühel on täiesti unikaalne lähenemine probleemile ja samamoodi tegelikult ka võimalused seda nagu ära lahendada, et äri vaatab enamasti selle poole, et kuidas rohkem kasutajaid saada, kuidas rohkem raha teenida, väga harva on neil mingi mõistlik visioon, et teeme kellegi elu paremaks. Teadus kipub jällegi väga palju asju sahtlisse panema ja mitte seda võib-olla nii kiiresti nagu inimesteni tooma. Linnadel ja valitsustel on jällegi omad probleemid, aga kui nad kõik ühe laua taha kokku saavad ja ütlevad, et teeme nüüd koos mingi asja ära, siis ma arvan, et sealt võidavad päeva lõpuks absoluutselt kõik ja kindlasti kõige rohkem nagu kodanikud. Nii et siis tippkeskus tuleb õige koha peale, viljakale pinnale. Tahaks loota, peaasi kastetakse. Okay. Aga kuna meil on tõesti nüüd aeg läbi saanud, et siis ma väga-väga tänan teid, Urmas, Imre, Külle, Ralf, Martin, et äärmiselt põnev oli ja kuna meil ainult oli 45 minutit, aga me võiks nagu vabalt 45 tundi rääkida, et siis tuleb teemade osas väiksed valikud teha. Aga vaatajatele ma igal juhul ütlen, et ma arvan, et täna targa linna valdkonnas innoveerida, pole kunagi olnud paremat hetke kui praegu, et kas või kasutades, ma ei tea, Tallinna Innovationi fondi võimalusi, targa linna tippkeskuse võimalusi, et see raha on tegelikult laual, see tuleb lihtsalt nutikateks koostööprojektideks vorpida ja siis me kõigi elu linnaruumis paremaks teha. Et aitäh, et vaatasite ja aitäh teile ka.